Tere hommikust! Käes on uus vlog, neljapäev ja alustame tänase päevaga. Kõigepealt ma lähen massaaži. Mul on olnud sellised seljavalud, et ise ka ei usu. Mul oli jälle selline kord rühmates, kus ma olin ja mul lihtsalt selg terve aeg valutas ühest kindlast kohast. Et ma ei saanud nagu normaalselt olla, pidin kuidagi küljega olema õudne. Ühesõnaga, täna ma loodan, et saame sellele mingi paranduse. Siis ma lähen free flow'sse, mul on seal 2 eratundi ja siis ma teen natuke kontorit ja siis ma hakkan ennast valmis panema. Me läheme täna Kaisaga TV3 üritusele. See on siis seotud selle Pärtelpoja ja Malluka uue reisisaatega, kui nad käisid Austraalias. Nii, ma olen valmis. Ja let's go! Väga hea, sest et meie New Yorgi reis oli ikkagi selline, et me lamasime nädal aega lihtsalt hotellis ja ütleme niimoodi, et kui Margust poleks kaasas olnud Sydneys, siis me ei ole... Nii, Kaisa läks pakke tooma ja meie oleme siin. See üritus oli nii lühike. See kestis mingi 20 minutit ja me nägime mõlemast saatest ainult mingi treilerit. Või sellist mitte treiler, aga natuke pikem. Ja siis me tulime ära. Oot, nii et võtsin nüüd Kaisa peale. Kaisa tahtis pakke tooma tulla ja siis minda koju ja siis lähen ise ka koju. Tere õhtust! Kell on tegelikult saanud 12 ja ütlen ausalt, ma täna väga palju ei jõudnud vlogida. Ei olnud mida vlogida. Issand jumal, mul on nii piinlik, aga ma polnud pikka aega seda niisutit puhastanud. Mul on kuivatit, ma olen kuivatasin, sest et mu kodu on väga niiske. Puhastasin selle kõik ära ja puhastasin siit ja ühesõnaga jaas. Cleaning lady. See oli väga tolmune. Kui te oleks näinud seda, siis te oleksite öelnud, et Maarit, you're disgusting. Aga, et ikkagi tänasest midagi ei oleks, siis teeme siia märkmiku. Ma teen väga harva nüüd seda märkmiku, nii et elate üle, eks ju. Nii, kirjuta üles 3 asja, mis sind täna õnnelikuks tegid. Massaaž. See oli nii valus, aga samas nii hea. See TV3 üritus. Mul ikkagi oli tore seal olla. Eratunnid. Mul oli täna päris hea energia eratundides. Ja... vahepeal oli lihtsalt mul selline tunne, et ma ei jaksa, aga täna oli päris hea. Ilus mõte meil tänasest päevast kaasa võtad. Hoolitse oma keha eest. Hetkel on lihtsalt nii palju tantsijaid, kellel on vigastusi. Enamustel on midagi põlvega seoses ja see on lihtsalt jällegist märk, et palun kõik tegeleme oma kehadega. Kui sa oled professionaalne tantsija, siis sa pead käima massaažis. Sa pead. See on lihtsalt kohustuslik. Sest et nagu need pinged, mis tekivad, ükski vitamiin ei lahusta neid. Seda peab ikkagi füüsiliselt. Sellepärast ongi ka mingis profisportlastel ju massaažid. Et seda on vaja. Ja kus te saate spordimassaaži või tantsijate massaaži? Vital Massage, ma jätan siia Instagrami. You welcome. Ja ta on väga hea hinnaga. Sellest ma mäletan neid aega, kus ma ostisin massaaži kohti. 60 € massaaž. Tund aega. Ja seal on 35 vist. Ehk siis, mis aitab sul kõige edukamalt probleeme lahendada? Analüüs ja positiivsus. Teate, üks asi, mida ma väga tahan kunagi teha, on see, et ma tahan õppida käekirja. Nagu käekirja või kirjutamist. Et mu käekiri paraneks. Sest see, mis siin toimub, on õudne. Ma oleks nagu 12. Mul on tunne, et kui ma olin 12, mul oli samasugune käekiri. Aga ma teen siin nüüd väikest mini skincare. Mul tegelikult eile oli siis näohooldus. Ja alati nüüd viimastel kordadel eriti on see, et peale näohooldust mul natuke tuleb siin akne. Ja siis pum, läheb kõik ilusaks. Ehk siis see on niisugune paratamatu, et see kõik siit tuleb välja. Ja las ta tuleb välja. Come at me. Ja siis minu sõbrad on boksikinnastega siin vastas valmis nagu. Nii ma kujutan, et minu kaitse asju siin ja siis need põnnikesi, kes mind ründavad. Homme on crazylt pikk ja raske päev.
aga sellest ma räägin juba homme. Tere hommikust, käes on reede ja mul on täna väga pikk päev tulemas. Alustame sellest, et ma lähen alan ühe eratunni, siis ma lähen Hiltonisse. Me teeme Hiltonis tänaseks õhtuks proovi, igaks juhuks käime kõik läbi. Siis me lähme Dance Acti, teeme seal proovi tänaseks teiseks esinemiseks. Siis ma tulen koju, teen ruttu meigi ja siis me lähemegi kõigepealt Viimsisse, kui ma eksi, kas seal on see restoran. Lähme sinna, teeme lihtsamad programmi, lihtsalt üksikuid tantse ja siis tuleme Hiltonisse ja teeme seda Dead Man Blues show programmi. Nii et mul on täna 2 esinemist, ehk siis kell on alles saamas 12 ja minu viimane esinemine on täna kell 23:45. Ja täna on nii ilus ilm, ma ei tea, niisugune nagu taevas on sinine, päike kuskilt paistab ja ühesõnaga, ma kohe tunnen, et mul on nii palju rohkem energiat. I don't know. Vaata nii, et läksime. Pakuge, kui külm siin autos olla võib nüüd. Kui ma nüüd selle lahti teen. Fun. Ma just kuulasin jõuluraadiot ja see tegi mu tuju nii heaks. Okei, näete mind siin. Praegu muidugi selline laul. Et see pole nii jõulukas. Aga ennem tuli see Have a Holly Jolly Christmas. Oh my god! Ma ütlen ausalt, praegu on november ja mul on räige jõulupealeolu. Nagu räige. Ja I love it. Jõulud tekitavad nii hea tunde. I can't help it. Eratund on tehtud ja nüüd proovi. Day 2. Here you go. Nii, ma olen kodus. Mul on aega selline 40 minutit, et süüa, korra hingata ja siis ma hakkan varsti meiki tegema. Siis ma lähen auto peale ja siis sõidamegi täna Viimsisse Oko restorani. Siis teeme seal 5 tantsu ja siis lähme sealt otse Hiltonisse ja siis seal on show program. Suht selline jooksmine täna, aga it's okay, sest homme on chill päev. Kell on saanud 6, ma olen valmis. Takso kohe tuleb. Ja läksime auto peale. Ilusti läks minust. Jaa. Tavaliselt ikka kiiresti. Ja nüüd Hiltonisse. We ready. Jaas. Kellel midagi juhtus? Ei, ma ei tea, kas teha see pistma. Tegi muuta. Seega ma nagu... Ma ei tea, kuidas läheb ja ma olen nii... Tehtud. Kergendus on nagu... Tere! Kell on 2 öösel ja meie kaisutame siin, nagu näha. Ma olen edukalt kodus. Esinemised on tehtud 13 tantsu hiljem. Siin ma olen kõigepealt Okos. See oli selline huvitav esinemine, et see oli sellisele hästi väiksele seltskonnale, üks hästi väikses ruumis ja see muusika oli ka hästi vaikne, niisugune nagu väga intiimne. Et selles mõttes tihtipeale sellised on palju raskemad, sest et nagu sa oled nii nagu see energia on seal nii sees, et nagu inimesed on sulle nii lähedal ja mul on nagu täiega mingi struggle silmakontaktiga ja ma lihtsalt, kuna meie ees oli nagu aken ja aknast oli peegeldus meile, siis ma rohkem vaatasin seda, sest ilus oli vaadata, et mingi, me oleme nii sünkroonis. Et jah, see oli väga huvitav, et nad olid lihtsalt nagu, ja nad kõik nagu vaatasid või nagu vast nad peavad ka vaatama, aga et ma üldse ei julgenud neile otsa vaadata, ma ei tea. I tried, aga nagu see oli nii niuke, sest enamus olid noored ja noored mehed ka, ja siis ma olin mingi, okei. Vot. Ja siis see saidki tehtud ja siis läksime Hiltonisse. Ja nii tore, et jälle tuttavad tulid vaatama, et see on nagu nii tore tunne, kui sõbrannad ja teised tantsijad tulevad ja supportivad, et see on nii tore. Täna, ma ütleks, et läks sama hästi kui eelmine kord.
Ühes kohas tegin pisikese asja natuke varem kui teised. Ikkagi mul see tehnika, et tore on teha neid asju sellepärast, et ma näen, mida ma saan enda juurest parandada. Nagu see on nii naljakas, et nagu kontsad, mida ma kasutan Heelsis, on ju palju kõrgemad ja keerulisemad kui ladina kontsad. Ja ladina kontsadega on palju raskem tantsida. I can't explain it, aga on. Ja ongi see, et need jalad ei hoia nii ilusti, kui ma tahaks. Et seda peab parandama. Ma ei tea, ma ei ole väga üldse kunagi kasiinos käinud ja mänginud. Ja mõtlesin, et why not? Ja mängisin 5 eurot. 25 senti võitsin. Tegelikult ma nüüd peaks meegi maha võtma. Mul siin sekselin käib toostaks. Ja lähme magama. Homme ma saan lõpuks välja puhata ennast. Nii ma loodan, et see sõber laseb mul magada. Sest et ma kavatsen homme magada 11-ni. Aga tema jaoks on 11 liiga hilja. Sest tema on nagu girl, I'm hungry at 9. Vot, nii et vaatame, kaua ta mulle magada laseb. Ja homme on selline väga tore ja chill päev. Nii et tere hommikust, käes on laupäev. Võtsin lõpuks ometi kaameraga õue kaasa. Täna me suundume Freeflow'sse. Ma annan seal eratundi, 2-tunnise. Ja siis Freeflow's on täna laat. Või noh, selline shop on selline drop. Ehk siis selline kirbukas. Et vaatame selle üle. Ja siis õhtul on seal battle. Ja mina olen All Styles battle'i üks kohtunikest. Nii et sellised lood on meil täna. Nii, eratund on tehtud ja nüüd me lähme tutvume siis meie kirbuturuga. Nii, vaadake kui palju. Jamma! Retrokurgeri. Tere, Mariti vlog! Hello! Ise ma ainult vaataks siia, jah? Ja ma vaatangi. Nii, ma nüüd räägin teile, mis me nüüd täna teeme. Täna meil toimub Freeflow's battle. Kindlasti Marit on juba sellest rääkinud. Mina olin üks kohtunikest. Jah, räägi meile. Oota, ma ei oska seda asja kasutada. Marit, räägi meile, mis sa arvad, kuidas läheb battle? Ma arvan, et läheb väga hästi. Ma olen väga põnevil. Ma pole vist kunagi battle'it hinnanud. Aha. Kas sa arvad, et tuleb palju rahvast? Ja minu arust ma nägin, et sinna oli algselt regatud kõige rohkem. Nojah, siis see on kõige nükem. Ja. Kindlab. Okei. Kas sa oled vaadanud ka teisi battle'id? Just käisin piilumas. Kuidas teile tundus? Väga äge. Nii tore, et Freeflow's jälle battle'id toimunud. Ja kas sa... jah. Mina jälgin esiteks seda, et inimene saaks aru, et muusika on väga oluline. Et kui on ikkagi ladina muusika, siis sa ei hakka hip-hopi tegema, vaid mina olen lihtsalt õppinud kunagi niimoodi, et battle on see, et sa lähtud muusikast, et mis see muusika sul ütleb, et siis sa pead vastavalt muusikale tegema seda stiili, eriti kui on All Styles. Ehk siis nagu muusika järgi lähed, kui on Contempsi muusika, siis paned Contempsi ja niimoodi. Et muidugi saab ka endale istudele kindlaks jääda, aga siis seda lahendada kuidagi huvitaval viisil. Kas see on sinu peamine asi, mida sa hindad? Jälgid? See muusikataju. Ja mul väga mõtleb see, kui tantsijad suhtlevad teise tantsijaga, et nad ei vaata maha. Praegu ma nägin võib-olla seda, et ongi sa tantsid siin, et pea vaatab siia maha, aga et võib-olla ägedam on vaadata, kui inimesed vaatavad üksteisele otsa või siis vaatavad kohtunik ja on mingi selline interaction. No hip-hopis ongi see, et vaadatakse hästi palju maha. No Contempsis oli ka seda maha vaatamist hästi palju. Sa saad olla hästi dramaatiline. Kas sa läheksid ise ka, kui tuleks uuesti battle, kas sa läheksid? Ma korraks mõtlesin selle, kas ma mõtlesin, et oota, kõik on õpilased ja siis õpetaja läheb, ma ei tea, kas see on naljakas. Ma ei tea, kus mina mõtlesin minna. Järgmiseks korraks õpetajad. Teachers battle. Oh my god, imagine. Suht õudne. Sest neil oli hip-hopis üks puudu. Ja siis äkki oli mingi, Liisa, mine. Ma oli mingi, mina ja hip-hop. Never.
jah, et vot ma ei taha seda hetke, et ma lähen mingi 12-aastase vastu. Yeah. Ja siis siis. Aga veebi vastu tahaks minna või? Ei, oh my god. Ma ei tahaks kellegi vastu vist minna. Ma ei julgeks. Ma vist kunagi ükskord pidin Keiti vastu minema. Ja niimoodi ta motiveeritab õpilasi. Ei, lihtsalt... Ei, nagu õpilased õpilastega, aga nagu õpetajatega nagu ikka veits Igalühel on nii kindel oma selline käekiri välja kujunenud. Ja siis ma oleks veits võib-olla butthurted. Jah, või nagu, sul on see rohkem pinge, et sa pead saavutama, sest muidu, ma ei tea. Jah, äkki kõik õpilased. Hästi motiveeriv õpilastele praegu. Ei pea, eesmärk pole üldse kuskile jõuda, vaid lihtsalt... Eesmärk pole kuskile jõuda? Ei ole elus üldse. Tähtis on see proovid. Okei. Jah, tähtis ei ole võit, tähtis on osavõtt. Mis on täielik bullshit. Minast ei usu alati on tähtis võit. Kuidas teie esinemine läks? Eile või? Jaa. Issa ma olen nagu mingi uuga-puuga selle kaameraga. Väga hästi läks. Oli palju rahvast või? Jah. Ma mõtlesin ka tulla vaatama, aga ma ei tulnud. Hästi palju tantsijaid oli eile. No üldse, eelmine kord, kui te esinesite ka, siis oli ka üli palju nagu tuttavad. Nagu selline, et nii tore, et tantsijad käivad üksteist nagu vaatamas, et mitte oleks, mõni oli kindlasti seal selle pilguga, et mis nad teevad. Aga et nagu paljud olid pigem nii tore, nii äge, nagu selline support, mitte et mingi teema maha. Ja eile oli üks draama ka, seda ma ei saa kaameras rääkida. Oh my god! Kossinurk! Kossinurk. Nii, me paneme kaamera kinni. Kas sa siis räägid või? Jah. Okei, tšau, Mariti vlog. Millel iganes see välja ka tuleb. Ilusat hommikut, õhtud, mille iganes sa seda vaatad. Ilusat sõbrapäeva. Ja head aastad! All Styles Battle'i võitja. Väga tore, et te olete kõik tulnud, et te olete täna tulnud ja tantsinud, et te olete kaasa elanud. Ma väga loodan, et meil tuleb selliseid üritusi veel. Suurim aplaus palun Kristiinale, kes tegi kogu selle ürituse meile. Ja meil ei ole ammu olnud stuudiosisest battle'it, nii et ma väga loodan, et Kristiinale veel ja teda aidatakse ja me kõik aitame ja me kõik osaleme ja me kõik tuleme kokku ja tantsime veel. Suur tänu kohtunikud, wow, super duper, suur tänu Raimond, ja siis keset, do your thing. 3, 2, 1! Ühesõnaga, ma ostsin koju, ma näitan teile, ma ostsin kooki, see on küpsise tort tegelikult. Siin on kirrukoer ja rummipall, et seda ma saan süüa täna. Siis ma ostsin selle jakikese ära, nagu te nägite, see oli 8 eurot ainult. Ja kell on mingi 9 läbi, 21.29. Ja nii tore päev oli, reaalselt. Mul on nii hea meel, et Free Frost toimuvad jälle mingid üritused, sest nagu eelmises kohas seal vanalinnas üldse ei toimunud üritusi, sest nagu, ma ei tea, kuidagi seal ei olnud lihtsalt see. I don't know how to explain it. Aga ma tunnen, et seal praegustes uutes ruumides saab nii palju korraldada ja üle pikkade aastate oli jälle üks battle ja ma usun, et kui me need tihedamini teeks, siis nagu see oleks ülitore väljund õpilastele. Ja siis ma juba mõtlesin, et võikski olla, et need võiksid käsikäes käia, et päeval on kirbuturg ja õhtul siis battle, et see oleks äge selline 1 päev 2 üritust. Ja nii et ilmselt siis kevadel võiks seda uuesti teha. Ma nüüd hakkan süüa tegema. Ma teen täna makarone hakklihaga, ma pole sellist asja teinud, ma ei tea, kui kaua. Naudime õhtut ja nii ongi. Tere hommikust! Käes on väga päikseline pühapäev, mis on väga tore. Kuigi terve päev ma olen ikkagi trennides, kus on pime, siis siiski on tore näha, et on päike. Täna on mu trennide päev, commercial ja strip. Ja siis õhtul peale strippi on meil esimene proov. Meil tuleb siis Annabellega üks esinemine Tartus, Valemõises. Ja me siis teeme uuesti seda sama ICG We Found Love kava, mida me tegime siis augustis. Ja me teeme täna esimese proovi.
käib siin hetkel väike massaažikene. See tapsi tõmbleb siin. Täna oli nii väsitav päev. Kõigepealt commercialit 2 tundi, siis trippi 2 tundi, siis oligi see proov otsa 1,5 tundi. Ja siis ma tulin koju, vaatasin näosoote ära ja siis kuna mulle väga meeldib see laul, millega me järgmine nädal commercialis tantsime, siis mul tuli juba mingi kavamõtteid, siis ma hakkasin tantsima ja siis ma olin mingi, kas Markus, sa võtad selle energia? I have no idea. Aga jah, üks raske nädal on möödas ja üks raske nädal tuleb veel. Nii ma lähen magama ja räägime ka homme edasi. Tere hommikust, ilusat uut nädalat ja käes on esmaspäev. Täna on mul siis uduseks plaanis teha niimoodi, et mul oleks eratund ja siis ma hakkan mõtlema juba commerciali kava pühapäevaks. Ja siis ma teen kontorit ja ka muid asju, sest mul on see nädal väga kindel plaan, et ma pean saama väga palju asju, mida ma olen edasi lükanud see nädal tehtud. Parem oleks, ma saan. Nii et see nädal on väga tähtis, sellepärast, et ma saan väga suured asjad korda. Ja õhtul on show juba. Nii, ma olen siin olnud juba tunnike. Mul on üks lühemaid kavasi, mis ma olen kunagi mõelnud vaja teha. Ja I am struggling. Tund aega ma olen suutnud mõelda 15 sekundit. Ja sellest ka mingi osa mulle ei meeldi. Et see on nagu real life treenerite elu, et pead looma vahepeal ka siis, kui nagu inspiratsioon on kinni. Eile öösel mul oli inspi täiega, aga see oli öö ja ma ei olnud valmis kuskil, mul ei olnud ruumi ja nagu ühesõnaga. Ma teen niimoodi, et ma ei suru, ma olen siin veel makstund veel. Kõik, mis tuleb ja kõik, mis jääb tegemata, siis ma pean leidma lihtsalt mingi päev võimalusena, sest et mis ma praegu pushin, mul on alati tegelikult on nii, et esmaspäeviti ma olen võtnud selle, et ma ei mõtle kavasid, vaid esmaspäev on mul reaalselt vaimselt puhkamise päev nagu kavadest. Aga kuna mul on see nädal nii fullis, siis ma kasutan võimalust, kuna mul on täna vabam päev ja mõtlen. Aga ma saan aru, et ma olen tegelikult, ma olen väsinud eilsetest trennidest ja sellest, et täna tuleb veel trenne, eks ju. Et selles mõttes veits keeruline. Okei, ma nüüd tunnike mõtlen veel ja tuleb, mis tuleb. Ma mõtlesin lõpuni, kell on 3. 2 tundi mõtlesin 30 sekundit kaua. Haige. Tavaliselt mul ei lähe kaua. No sellest ma seedin seda, võib-olla muudan mingeid asju. Aga nüüd ma tahan šokolaadi, sest mu aju on nii kärssanud juba, et mul on vaja magusat. Nii, kell on 1 öösel. Kui te küsite, mis ma täna õhtult tegin peale trenni, siis asi on lihtne. Ma võtsin ette oma listi, mida tegema pidin. Esiteks, ma panin paika kostüümid, so and so, selleks laupäevaseks esinemiseks. Ma panin selle koti, näete, siia valmis. Ma võtan selle homme kaasa. Ma vaatan ikkagi Free Flow'st ka. On mingid kostüümid, mis võib-olla sobiksid, nii et see kott tuleb homme minuga kaasa. Siis ma tegin ära lõpuks ühe suure esinemise grupi. Kuigi mul muusikat ei ole, siis mul on grupp tehtud. Nii, siis ma mõtlesin lõpuni selle laupäevase esinemise ühe kiire jupi, mis meil lõpus on puudu, mis on lihtsalt nagu rahvaga koos. Ja siis ma tegin lõpuks ära Shane'i tellimuse. Seal tellimuses on enamasti asjad, mis on seotud siis minu sünnipäevaga. Ma läksin sinna in it to win it, okei? Ma leidsin nii palju ägedaid asju, mida selle kogu seksialinna temaatilise peoga teha. Ja üks asi, mida ma praegu mega pikalt tegin, oli see, et ma disainisin oma ajalehte, kuna ta seal väga tihti nagu loeb, see Carrie, minu üldse seal on 8 mingi ajalehe vibe. Ja siis minu arust see tuli üliäge. Panen üles selle, mille siis ChatGPT tegi mulle. Ja siis ma ütlesin talle kogu aeg, et ei, ma tahan enda näoga, siis ta tegi mulle jälle mingi teise näoga, siis ma olen mingi, ei, ma tahan enda näoga, aga lõpuks said mulle tasuta pildid otsa. Ja ma olen nagu, et girl, ma olen juba mitu korda öelnud, ma tahan enda näoga, ühesõnaga, vaata, kes ma panin lihtsalt enda näoga selle niimoodi. Siin on nagu näha, et keegi on siin taga, aga nagu suva. Ja siis ma disainisin mingid niisugused kaunistused, kus on ainult minu nägu ja siis on nagu kehad. Aga nüüd kõige sellega, et ma nüüd kõige siin disainisin, Shane'i tellimus tuleb kauem. Ja praegu näitab, et ta jõuab vahemikus 4.–8. detsember. Ja teades seda, et kohe varsti on Black Friday, siis ma väga loodan, et see jõuab ilusti, sellepärast, et kui jõuab Black Friday kätte, siis lähevad
kõik tellimused lappesse. Ehk siis isegi, kui ma tellisin praegu, siis see hetk, kus ta jõuab Eestisse, on ilmselt juba Black Friday tellimused tehtud. Ehk siis hullumaja. Ma mõtlesin, et ma tean, et kell on 1 ja peaksin magama minema, aga ma tahaks korra veel natuke snackida ja siis ma lähen alles magama. Tere hommikust, käes on teisipäev ja mul on täna üks eratundide päev. Tähendab, mul on 2 inimest, aga mul on hetkeseisuga 3 eratundi, nagu 3 tundi. Võib-olla 4, I don't know. Ja siis teen natuke kontorit. Ja siis mul pidi olema veel üks eratund, aga see jäi ära. Nii ma saan minna Gritty Girlisse täna trenni. Ilmselt siis jälle Kaisa tuleb minu juurde vaatame leiti. Ma loodan. Nii, mul sai vahepeal üks eratund tehtud. Meil on väike paus. Meil on väike pakike Essence'i poolt. Nuts about your face brush. Oh my god. See tuli nii õigel ajal, sest mul on nagu need pintslikesed vaikselt kaotamas oma elujõudu. Kui soft see on. Oh my god, see on nagu beebipepu. Oh my god. Siis. What is this? Mis see on? Lip balm. Selline. Oh my god. Oi, kui tore. Siis meil on siin Nuts About You kollektsioon. Ja, siin on all over highlighter. Nail stickers. Oh my god. Kui äge. Oh my god. See on blush lighter. Ehk siis see on nagu blush ja highlighter ühes. Oh my god, kui geniaalne. Wow. Bracelet duo. Oh my god. Issand, ise kui ägedad. Appe, nii, see on Lip Beautifier. See on selline. Väga jõululik. See on see Nutcracker. Pähklipureja. Oh my god. Ja siis on selline huule Glitter Switch Liquid Lipstick. Selline. Ja see on täpselt see toon, mida ma kasutan tegelikult igapäevaselt. Selline roosakas nudakas. Aitäh, Essence. Mul on uudis. Nii. Näosaade on nüüd tulemas. Ja. Viimane. Ja. Ja Saara Ja. sai Lottotroniga Laura. Ja no ilmselgelt, mis ta valib? Lilled jäävadki mulle. Õigeme mulle, kellel me veel anname. Ja me teeme teid kõiki. Ehk siis meil on seksikad, ilusad kombinisoonid seljas ja kütame seal teid. Nii et põhimõtteliselt, ma ei tea, Marit, järsku ma parodeerin sind. Oh my god! Stop! Siis sa pead parodeerima seda, kuidas ma lõpus valesti teen. Oh my god! Kui sa teed seda, siis see on shade. Shade, Marit. Oh my god. Ehk siis põhimõtteliselt ma saan öelda, et mind parodeeritakse näosaates nüüd järgmisena. Nii. Jaa. I'm famous now. Now you made it. Now I made it. Nii, Kaisa paneb kivikesi ja taustal käib Welcome to Terry. Let's go. It's time! Miks te sumi? Oh my god. See ei ole küll palju, aga there's some snow. Tere hommikust, käes on kolmapäev, Lotto kolmapäev ja ma suundun hetkel Free-Flow'sse, mul on täna jälle 3 eratundi. Ma ei tea, see viimased paar nädalat on lihtsalt mingi eratundide meri olnud. Ja siis õhtul ma lähen läbi käe Simona Hillsi ja Ragasse. Ütlen teile ausalt, ma ei jaksa praegu üldse trennides käia. Nagu üldse, ma tahaksin praegu lihtsalt kodus olla ja puhata. Aga mul on see deep down see, et mingi, aga ma pole nüüd ju pikemat aega käinud siin vahepeal, et ma pean käima siis, kui saab. Ja niimoodi ma olen. Ja mis autos on, ma ei tea.
sest käes on neljapäev. Ma olen viimased paar päeva nii halvasti vloginud. Lihtsalt kuidagi, kui ma jõuan koju, siis ma olen nii tühi, sest mu päevad on nii pikad hetkel ja nii väsitavad füüsiliselt. Eriti, et lihtsalt ma ei jaksa. Ma arvan, et enne ma ütlen teile vlogi lõpus, mitu tundi ma tegin trenni see nädal. See on crazy. Hetkel ma suundun Freeflosse. Meil on siis täna proov, viimane proov. Meil tuleb laupäeval siis Ääsmäel üks selline Studio 54, see selline nagu diskoajastu, selle temaatiline pidu ja me esineme seal 2 setiga ja siis ma üks väike paus, siis oli eratund ja siis on jälle aeg, kus on vaja kontorit teha ja siis lähen trennidesse täna. Mul oli algselt teised plaanid ja oleks võinud ka UB teha, aga siis kuidagi läks nii. Ja üks asi veel, mis mul täna on, mul on täna töövari. Ehk siis jah, üks neiu tuleb vaatama, kuidas, mida ma tööna teen ja. Vlogile. Yeah! Räägin ühest olukorrast lihtsalt selle ponniga, et õpime aru saama, mis maailmas toimub. Ehk siis on eelkõige suunatud tantsijatele ja siis tegelikult ka tavainimestele, kes ei tegele tantsimisega, aga kes saaksid aru, kuidas peaksid asjad tegelikult käima. Sain mina siis täna hommikul ühe pakkumise. Et homseks on vaja nüüd mingi show'd, eks ju, kuskile kohta. Nad nagu teadsid, neil oli kellaaeg öelda, nad ei teadnud, kui pikk see show peaks olema. Nad ütlesid 1-8 tantsijat, see on väga suur vahe, kas mul tuleb 1 tantsija või 8 tantsijat. Ja noh, nii väikse ette teatamisega. Et siis ta helistas mulle, siis ma ütlesin talle, et jah, põhimõtteliselt ma tegelikult olen vaba, ma ilmselt saaksin 2-3 tüdrukut siin üldse võtta. Aga et kuna see on nii lühikese ette teatamisega, siis me midagi suurt nagu kokku ei jõua panna. Aga et noh, ma saan midagi nagu välja mõelda, et noh, mingid improd ja siis mingi väike võib-olla kiire kombo sinna lõppu, aga no ei jõua ju väga harjutada ka. Nii, siis ma ütlesin, et no arvestades seda, et on viimase hetke pakkumine, arvestades seda, et on kõige kiirem aeg tantsijatel, kus meil on nagu 100 miljon projekti, siis ja arvestades kostüümid, arvestades treenimisi ja kõike, ütlesin, et alla 100 euro, ma kahjuks ei tee selliseid asju, et 100 eurot. Siis ta oli korraks mingi, ma arvan, et see on okei, et 100 eurot tantsija. Ja siis ta paar minutit hiljem kirjutab, et see on ikkagi liiga kallis nende jaoks, et nemad leiavad 100 eurot paari minuti eest tantsijal on liiga palju. Ja siis mul on nüüd selline selgituspoint. Vaadake, see on nagu küünetehnikud kirjutavad, et sa ei maksa mulle selle küüne asja eest sellepärast nii palju, et lihtsalt ma küsin nii palju, vaid sellepärast sa maksad mulle aastate eest. Sa maksad mulle selle eest, et ma olen 10+ aastat üldse treeninud, käinud, maksnud workshopide eest, käinud treenimas, käinud, saanud lavakogemusi asju, et siis tulla selleks 1 minutiks sinna. Sa maksad mulle nende kostüümidest, mille ma tellisin, mida ma olen puhastanud, Sa maksad nii palju muud asjad, sa maksad selle aja eest, et ma hakkan ennast üldse valmis panema, et ma tulen sinna, et see ei ole, sa ei maksa ainult selle 1 minuti eest, mis ma olen seal. Okei, see on liialdus, see oli ilmselt natuke rohkem 2 minutit. Aga et sa maksad mulle tegelikult selle kogu experience eest, mis ma olen juba teinud, et üldse saada nii nagu tantsijaks. No. Ja siis ma olingi nagu, et mina nagu alla ei tule sellest summast, sest ma ei taha ka turgu solkida. Ja siis ta kirjutab mulle selle peale lõpuks, et ta kirjutas alguses, et nad uurivad. Ja siis ta kirjutas mulle, et sai hoopis 3 tantsijat, kes on nõus tulema sama raha eest. Et nagu 100 eurot 3 tantsijale. Ja siis ma olen nagu mingi, et miks te solgite turgu? Miks? Kui me kõik hakkamegi niimoodi tegema, et okei, nemad küsivad 100, aga siis tuleb keegi, kes küsib 30 eurot. Siis ongi nii, et on inimesed, kes ütlevadki lõpuks kõigile show-programmidele, tantsijatele, et issand, see on nii kallis ja nad otsivadki inimesi, kes on nõus tulema nagu 30 euro eest tegema show'd. See on väga vähe.
see on see, et ma maksan juba transpordi eest mingi 10 eurot, et sinna minna, eks ju, okei, selle liialdus võib olla, aga noh, oleneb, kui kaugel keegi on, eks ju. Mul läheb aeg sinna peale. Kõik need aastad, mis ma olen treeninud, higistanud, vaeva näinud, kava mõtlema, kõik, nagu see 30 eurot isegi ei hõlma seda, nagu et see ei kata ära seda, et sa oled maksnud koreograafia eest, kostüümide eest, nagu see on crazy. Ja of course, ma saan aru, ma olen olnud ka sealmaal, kus, vot ma siiamaani ei tea, kes see päriselt on, kes need 3 tüdrukut on. Et ma saan aru, ma alguses kunagi tahtsin ka lihtsalt kogemusi saada ja värki. Ja ma olin nõus ka võib-olla väiksemate summade eest, lihtsalt sellepärast saada kogemust. Aga kui ma nüüd saaksin teada, et need on inimesed, kes tegelikult tegelevad tantsimisega kui professionaalse tööga, siis mul oleks küll väga kurb seda kuulda, et nad on nõus. See on ikka keeruline teema, sest nagu ma olin kunagi seal leeris, või noh, tegelikult ma olin siiamaani, et ma saan aru, et kui sa oled alles alustav tantsija, et siis sa ju tahadki lihtsalt nii palju kogemusi saada, et sa võib-olla teedki võib-olla tasuta projekte ja asju, aga see nii oleneb projektist. Või nagu sellest, et see esinemine seal tundub täpselt selles, et ma ei tuleks seda tegema 30 eurost mitte kunagi. Et nagu, ma ei tea. Ma tegin seda, oh my god, kui kaua. Ma tegin selle ära ja siis ma hakkasin seda saatma ja siis ta kustutas kõik ära. Ja mul oli trennine aega mingi 5 minutit ja ma olin mingi, ei, ma pean kõik ära tegema täna. Nii et kell on 18:41, trenn käib juba 11 minutit. Aga ma sain selle just tehtud ja nüüd ta sendib seda. Okei, lähme trenni. Tere õhtust, kell on 1 öösel, ma olen voodis. Need väga pikad päevad on saanud lõpuks läbi, aga nii palju pikki päevi on veel tulemas ees. Mis ma tahtsin öelda? Mul polnud õrna aimugi, et täna on Miss Eriagent filmid telekast. See lihtsalt, see kallal oli mul see Duo 4 ja lihtsalt järsku ma kuulen seda algust ja ma olin mingi Miss Eriagent ja vaatasin ja oligi. Ja see on seotud sellega siis, et see mingi Miss Universe või mis Universal või mis iganes universum, mis võistlus on siin nüüd kohe öösel algamas. Et siis sellepärast nad panid nagu Miss Eriagent 1 ja Miss Eriagent 2 filmid nüüd järjest enne seda täpselt ja ma olin mingi, oh my god, geniaalne lükke Duo 4, geniaalne lükke. Siis teine asi, ma pean seda siin ütlema, sest te teate, et ma ütlesin seda siin. Mul on teooria. Vaadake, Beyoncé ja Lady Gaga tegid kunagi sellisel alul nagu Telephone. Ja seal video lõpus on see, et mingi coming soon või part 2 või to be continued. Jah, to be continued. Ja siis aastad on spekuleeritud seda, et no millal see to be continued on, sest sellest on möödas, ma arvan, mingi, mis ta võib olla, kas on 15 aastat või? Ei, vist liiga nii palju ei ole. Ühesõnaga palju. Sellest teooriast olen ma juba nagu nii palju aru saanud, et Beyoncé'l ikkagi on 3. album ka tulemas, et tal oli selline 3-osaline albumitest koosnev mingi triloog, mis iganes, triloloogia, ei tea. On kahtlust arvata, et see viimane album on rockalbum ja see on nüüd ainuke võimalus, kus võiks lõpuks tulla Beyoncé ja Lady Gaga Telephone part 2 ja nüüd ringlesid pildid Lady Gaga viimastelt esinemistelt, kus tal oli seal taustal oli hetk, kus näitas mingit telefoni, mingi, ma ei mäleta, mis seal kirjas oli, aga on alust arvata, et ilmselt Beyoncé tropib selle albumi jaanuaris, nagu ta tegi eelmine, või noh, see aasta tähendab, ja siis ilmselt seal on siis telefoni continue osa. Mul on täna jututuju, et natukene bear with me, ma jutustan. Ma nägin täna öösel unes ühte oma väga ammust lapsepõlvesõbrannat. Ja seal unes ma nägin, et ta oli rase ja tal oli mees. Ja ma tean in real life, et ta on rase ja tal on mees. Aga ongi see, et ma ei ole temaga suhelnud, ma arvan, mingi 15 aastat rohkem. Ja me olime kunagi väiksena nagu mega close ja siis ta kolis ära. Ma nägin teda ja siis ma olin mingi, oh my god, ma pole siin nii ammu näinud. Ja siis me kallistasime, see oli kuidagi nii nagu
ma ei oska seletada seda, isegi kui me ei suhtle ja nagu me ei, või don't keep in touch, siis nagu kuidagi see oli nii heartwarming. Ja siis ma ärkasin hommikul ja siis ma olin mingi, oh my god, kuidas tal läheb? Ja ma läksin Instagrami, ma olin, oh my god, jaa, et ta saab kohe varsti lapse. Nende lapsepõlvesõbrannadega on küll see, et isegi kui te ei suhtle, siis deep down sa elad neile kaasa. See oli nii armas moment hommikul ja ma olin mingi, oh my god, why am I getting emotional? I don't know. Ühesõnaga, ma natukene mängin siin oma telefonimängu, sest mul on homme hilisem graafik, ehk siis ma saan homme kauem magada, nii et ma võin täna natukene kauem mängida, sest see on minu see, kuidas ma lülitan oma aju täiesti välja ja lihtsalt nagu puhkan. Ja panen taustaks Missi Reagent 2, just esimene osa sai läbi, siis ma tulingi nüüd siia tuppa ja nüüd las ta mängib mul taustal ja siis ma lihtsalt olen. Tere hommikust, käes on reede. Märkasin tund aega plaanitust varem. Muidugi Joosep äratas mind ja siis ma jään täna magama. Ja siin ma olen. Ja mul on täna siis plaanis selline päev, et ma lähen massaaži ja siis ma lähen 2 tundi eratundi. Ja siis ma peaksin veel ka mõtlema. Ja kui need asjad on tehtud, siis ma lähen Kristiinasse ja käin Jyskist läbi. Järgmine nädal me Kristeliga teeme kodus paar asja, paar uuendust, paar parandamist. Ja üks asi, mis ma tahan välja vahetada pikemat aega, on minu esikuus olev pink. Kuna selle pealmine kate on sellisest nagu nahast ja Joosep on sellele 1-0 teinud, tahaks seda välja vahetada. Ja ma tean, et Jyskis on mingid variandid, ma lähen vaatan neid ja pluss ma lähen ostan jõuluasju vaikselt. Ma mäletan eelmine aasta, kui ma ostsin selle suure kuuse, siis ma ostsin mingi mõned ehtid juurde, aga ikkagi ma saan aru, et see kuusk on nii suur, et mul peaks olema veel rohkem ehteid, et seda nagu ilusti fulli ära katta. Nii et mõeldud tehtud, ma ostan mõned ehtid juurde. Mul tegelikult algselt oli plaan, et juba eelmine aasta mõtlesin, et ma tahan sellest teha seda rohelise punase temaatikat, aga kuna mul tuleb sünnipäev, kus on nagu kõik selline valge kuldne, siis ma mõtlesin, et okei, teeme 1 aasta siis veel seda valge kuldse vaibi ja siis järgmine aasta tahaks teha seda punase rohelise vaibi. Rääkides mu sünnipäevast, siis ma tegin ühe vea ja see lõppetund teile kõigile. Ühesõnaga, ma tahtsin siis Sheinist tellida paari asja, et nagu kaunistuseks ja üldse mingid asju veel. Ja ma isegi ei mõelnud sellele. No nüüd see make ib sensi, aga nagu ma ei arvanud, et see niimoodi on. Et kui sa tahad tellida midagi, mis on nagu customized, ehk siis sa midagi nagu teed seal enda pildiga või midagi sellist, siis need asjad võtavad kauem aega. Ja niigi ma tellisin selline, et ma olin mingi, okei, ta näitab, et 4.–8. detsembri jõuab. Aga see oli vist ka pandud juba nagu väikse delay'ga, sellepärast, et seal on siis asju, mis on customized. Et nagu, et neid peab alles tegema hakkama. Aga praegu on reede ja ühte asja siiamaani tehakse. 3 päeva möödas sellest, kui ma tellisin. Ma tean, praegu see tundub nagu ainult 3 päeva möödas, aga nagu arvestades seda, et Sheinis käivad päris kiiresti, siis ja üks, nagu ma tellisin 2 asja, mis on customized. Ja no see üks asi, mida nüüd tehakse mingi 3 päeva, selle asi, mida tegelikult mul ei ole üldse vaja. Ma lihtsalt nägin seda mul nagu for fun. Ehk siis nagu tegelikult mul ei ole seda vaja ja ma ei saa seda canceltada ka seda ühte asja. Ehk siis ma pean lihtsalt ootama, millal nad selle ühe asja ära teevad. Ja siis nad alles shipivad selle. Ja miks ma muretsen? Muidu ma võib-olla ei muretseks nii väga, aga järgmine on ju Black Friday. Ja isegi kui nad shipivad nüüd selle, ma ei tea, järgmise nädala alguses, siis see jääb, nagu see shipment jääb sinna perioodi, kus on Black Friday. Ehk siis need asjad tulevad veel kauem. Et ma kardan, et kõik need asjad, mida ma tellisin oma sünnipäevaks, ei jõua mu sünnipäevaks kohale. Ühesõnaga, õppetund teile, kui te tahate midagi, kui teil on mingi pakk, kus sa tead, et sul on vaja asju saada kiirelt või sul on aega kiire, siis ära telli asju, mis on customized. Ja õhtu on mul vaba. Aga ta ei ole vaba selles mõttes, et mingi, yes, ma istun terve päeva, vaatan telekat, vaid ma pean nii palju asju tegema. Projektidega tegelema, koristama, vabadusest pole siin haisu ka. Lihtsalt on see, et ma olen kodus ja teen neid asju. Hello, this is Vital. You got this. It's Wissam, and I'm welcoming you to Vital Massage. If you have something with your body, then definitely give us a visit. Yes, slay.
Ma tahaksin endale sellist kuju, aga see on must ja mul ei ole mitte ühtegi must asja kodus. Ma ei tea. Nii haigelt hea hinnaga, vaadake. Aga ma ei tea, kas ma tahan seda oma koju. Tere õhtust! Juhtus niimoodi, et ma käisin shoppasin ära, mul oli nii suur kott. Ma kõndisin sellega koju, see oli nii väsitav, et ma lihtsalt jõudsin diivanile. Ma sõin natukene ja siis ma jäin magama. Ja nüüd siin ma olen, kell on mingi 7 läbi. 7:30 vist. Aga väga suur, mitte väga suur, aga suur haul tuleb. Nii, esiteks ma võin teile pärast näidata, milline on minu tumba, mis on Joosepi poolt täiesti ära ritsitud. Ja siis ma mõtlesin, mida ma selle tumbaga teen, et kuidas ma saan osta midagi, mida ta kraabiks niimoodi või kraabiks niimoodi, et seda pole näha. Ja mulle tundus, et võib-olla see on parem, sest see, mis seal praegu on nagu nahast ja kõik nahast, kõik, mis on nahast, siis kui Joosep kraabib seda, siis on täiega näha. Aga ma leidsin Jyskist sellise. See on nagu sellest pehmest materjalist, et isegi kui ta kraabib, siis see on nagu okei, ma arvan. Ja Jyskis olid nii suured soodukad. Ja ma nii tahaks seda tumbat endale osta ja tegelikult ta sobiks mulle täpselt see teleka juurde nurka. Aga ma ei tea, võib-olla on nagu liiga palju. Muidugi ta on super hea hinnaga, et kui muidu on 199, on 79, nagu see on crazy allahendus. Aga jah, nii, võt selline. Nii, see on mul lihtsalt siis minu voodi kõrval selline äge tumba, kus ma hoian ka mingeid asju. See maksis 15 €. Nii et päris okei. Siis ma ostsin väga palju jõuluasju. Tegelikult ma olen juba sealmaal, kus ma ei peaks enam palju jõuluasju ostma, sest mul on juba väga palju lehteid olemas. Aga ma arvan, et mingi hetk ma teen ikkagi väikse sellise puhastuskuuri ja viskan mingid asju ära, mis on mul vanadest aegadest. Ja teen ruumi uutele asjadele. Minu teemaks seast jätkuvalt on siis valge ja kuldne. Ma nägin seda ja ma olin mingi, oh my god, I am sold. Look at this. See on Pepkost. Ja see oli 5 €. Siis ma ostsin sellised pruunikas kuldsed käbid. Let it snow kodulõhnast. Oh my god, ma üritasin neid niimoodi kätte saada, sealt see oli crazy. Aga pärlitest sellised valged. Minu arust väga cute. Siis ma ostsin prügikotte, need on kõige perfektsemad prügikotid üldse. Reaalselt. Super suurus, super tugevus, odavad ja jätkub kauaks. Ühesõnaga, siis ma ostsin küünlaid. Kuna mul on küünla puudus juba, siis selline Sunset in Capri, see on Jyskist. See lõhnab väga hästi. Kuldne. See lõhnab ka väga hästi. Siis sellised kuuselehted, nagu jääpulkad. Selline küünal, relaxing scent. Siis ma võtsin patareisid. Kuna tulukesed on vaja varsti ka üles panna, ehk siis on vaja patareisid. Nii, ja mul on olnud juba mitu päeva obsessioon teha riisi ja karrikastet. No reaalselt vaadake erinevust. See on siis Joosepi meistriteos ja siis see on uus. Nii mõnus. Joosep, kas sa võtsid omaks? Võttis juba omaks ja nagu näha, jättis mingid asjad siia. Njamma. Tere hommikust, käes on laupäev ja ma suundun bussile, et sõita Pärnusse, sest ma lähen annan seal ühe workshopi ja siis ma lähen veel otsa ühe eratunni ka ja siis ma tulen tagasi. Nimelt ma sõidan Vana-Pääskülla ja lähen sealt teise bussikuulesti tagasi Pärnu poole, et sõita Äsmäele. Meil on siis seal täna see showprogramm, mille jaoks me siin proovi oleme teinud. Ja jah, vot, mul on päris kiire, nii et let's go.
Nii, trennid on tehtud, kõik oli väga edukas ja nüüd lähme siin sõisse. Ostsin New Yorkerist sellise bluusi, nii cute. Nii, ma olen jõudnud omadega Ääsmäele. Siin on küll pime, aga ühesõnaga naljakas on mõelda, et ma kunagi kõndisin iga päev seda teed koju. Crazy! Mul on hetkel nii räige jõulutunne. Nii mõnus tunne kuidagi, sest ma ei tea. Wow. Девочкad, let's go! Esimene tehtud! Ma näppe. Oh yeah. Keegi soovib veel või? Nii, tüdrukud valmistuvad. Koogitükike. Good evening, ma olen kodus, kell on 12:30. Ma jõudsin tegelikult ammu koju, ma jõudsin mingi 12:30 äkki või, midagi sellist. Ja siis ma lihtsalt sõin ja vaatasin seksialinna ja puhkasin. Ja siis väike monteerimine, väike koristus ja nüüd on aeg võtta meik maha, minna magama. Ma olen väga väsinud. Alustame sellest, et hommikul ma peaaegu jäin bussist maha. Ma ei jõudnud üldse update'ida. Ma jõudsin 2 minutit enne väljumist. Ja ma olin viimane inimene, kes astus bussi ja siis buss sõitis ära. Nii et selle oli väga napikas ja kui te küsite miks, siis lihtsalt kuidagi läks niimoodi, et mul oli nagu aega ja järsku ei olnud. Ma ei tea. Vedas, et ma eelneval õhtul paningi asjad kokku. Thank God. See workshop oli väga tore, see korraldaja, Kerti on tema nimi. Ta oli nii sweet, nagu see, et ta tuli mulle vastu, siis ta oli kuidagi temast kiirgas nagu nii head energiat ja siis ta reaalselt ostis mulle mingid pirukaid, mustikaid, magusat, ta oli mingi et ma tean, et sul on ju vaja magusat, et magus peab alati olema, et ta nagu oli nii kursis sellega, mis mulle meeldib, see oli nagu kuidagi nii tore või nagu selline, oh my god, aitäh! Tegin kiire poetiiru, vaatasin, mis poedides on. Vaat ongi see, et kui on nagu hästi palju asju, mul oli hästi palju asju kaasas, siis nagu väga seda feelingut, et tahaksin hullult ringi võtta, ei ole. Küll aga mulle jäi New Yorkeris silma siis see karvane bluus ja ma ostsin selle ära. See oli 10 €. Nii et selles mõttes päris hea ost. Ja siis oligi nii, et ma läksin bussijaama, siis ma sõitsin bussijaamast Vana Pääskülla, käisin sealt korra Selverist läbi, ostsin piletid ja siis läksin otse bussi peale, et sõita tagasi Ääsmäele. No veits teid niimoodi edasi-tagasi sõitu. Ja siis läksingi sinna ja seal oli ka nii tore ja lihtsalt kuidagi good vibes. Ma olen selles mõttes ikkagi väga rahul tänase päevaga, et kõik läks väga hästi. Ja ma lihtsalt tean, et mind ootab homme ees põhimõtteliselt 7 tundi trenne. Aga ma ei saa kurta, see on täpselt see elu, millest ma kunagi unistasin, okei? Mis on nagu keeruline selle perioodil on see, et muidu kõik on ülipängar, aga lihtsalt see tass, sa ei jõua seda nagu täita. Sest et nagu see ta ei lae ennast täis või nagu praegu on täpselt selline tunne, et nagu ma laeksin iPhone'i nii, et ma võtan iga natukese aja tagant välja. Et ma tegelikult ei lae ennast, vaid ma teen nagu kiired sutsakaid. You know? Õnneks bussis ma sain aru, et okei, ma teen väikse power napi ja see oli perfektne. Nagu see 15 minutit, ma panin silmad kinni, tegin lahti ja ma tundsin, mul oli räige energia. Läheme siis magama ja räägime homme. Tere hommikust, käes on pühapäev ja mul on täna pikk päev ees. Mul on kõigepealt proov. See on siis Annabelle Tartu esinemise jaoks, mis on siis mitte järgmine nädal, ülejärgmine nädal, jah. Siis on mul commercial, uus kava. Ja siis mul on väike paus. Ja siis mul on strip, kus me filmime. Ja siis ma pean mõtlema lõpuni homse showpapi kava. Mul on nagu suurem osa mõeldud ja ütleme nii nüke 25% väeval mõelda.
lasta täna välja. Sa ei lase mind välja, jah? No, Alfi, aga kui tädi tahab minna? Kas sa lubad? Ei luba. Alfi. No nii, sõbrad. Mul on aeg teiega natuke jutustada ja siis see vlog kokku tõmmata. Ühesõnaga, see nädal on olnud täiesti hullumeelne. Ma arvutasin kokku, mitu tundi trenni ma tegin. Vastus on 38. Sinna sisse kuuluvad see, kui ma annan trenni, see, kui ma annan eratundi, see, kui ma võtan trenni, proovid, esinemine, workshop, kavamõtlemine, 38 tundi ühe nädala jooksul. Ja ma olin täna täiesti soda, nagu täiesti soda. Korra tahtsin rääkida sellest, et eile seal esinemisel, või kui ma sinna läksin, siis ma saan aru, et ma ju kunagi, kui ma olin väike, siis ma esinesingi nendel külapidudel ja üritustel lihtsalt nagu, et saada experience'i ja nüüd ma olin seal nagu esinemas tasu eest. Et nagu, et see on minu töö nüüd. Näosaade oli väga tore. Nii naljakas oli vaadata näiteks, kui nad seda proovi tegid seal, et siis väikselt käis vaata meie see video alles. Ma olin, oh my god, that's me! Ja siis oligi nagu, ma ei mäleta seda kava enam üldse, ma mäletan ainult seda refrääni umbes, aga nagu nii naljakas oli seda näha teist tantsijate peal või nagu kuidagi teist, ma ei tea, crazy, aga mulle väga meeldis see. Ma saan nüüd ametlikult öelda, et mind ka parodeeriti näosaates. Aga on aeg see vlog kokku võtta. Ma väga tänan teid, et vaatate jätkuvalt, isegi kui see väike pausika siin nüüd tuleb, siis ma loodan, et kui ma tulen tagasi veel paremana, tugevamana, huvitavamana, siis teiega tulete tagasi. Mitte nii, et ma tulen tagasi, siis kedagi ei tule. Minuga, et tulen ruumi ja siis ruum on tühi, eks ju. Enne kui me lõpetame vlogi, siis järgmises videos. Kuidas läheb minu kodu uuendus? Kuidas läheb mul väike lunchikene Simonaga? Kuidas läheb meil üle pika aja uue show? Kuidas läheb Cecilia albumi esitlus? Kuidas läheb Laterna matk? Seda kõike ja väga palju muud näete juba järgmises videos. Tšau!